meie peres võib juhtuda täitsa selline huvitav lugu, et me peame ühe talve jooksul tooma koju lausa 2 kuuske. Ja seda väga lihtsalt põhjusel, kuna meie pere peab ka õigeusu jõule. Ja see on täpselt sellel ajal, kui tavaline eestlane viib kodust kuuse välja, siis meie toome sellel ajal võib-olla veel teise kuuse. Ja see traditsioon on tegelikult väga-väga vahva. Ja juba see, et sa tuled siia metsa perega otsima seda kuuske, see juba loob sellise mõnusa sooja tunde, sest et meie pere armastab väga palju üldse olla looduses. Näiteks kõik suved me elame telgis, mis ta kõik alati imestavad, mida te seal teete, et kas teil igav ei hakka. Ja me alati imestame, et mis te inimesed linnas teete. Kui varem me alati käisime kuuske ikkagi ostmas poest, siis ühel hetkel meil tekkis nagu idee, et nii kihvt oleks, kui sa saad tõesti minna sinna metsa ja reaalselt ise leida selle kuuse ja tuua koju. Ja siis me hakkasime uurima ja selgus, et tegelikult selline võimalus on ju täitsa olemas. Et muidugi seda ei või teha igalt poolt, aga on olemas ikkagi teatud kohad praegu, kust sa võid minna ja valida endale kuuse. Juuli, kallis, suured tänud sulle sinu tehtud piparkookide eest. Siit on lausa tunda sinu kodulõhna. Ja minu arust just nimelt sellised kingitused, mis on tehtud nagu ise oma kätega, on kõige lahedamad. Ma tahaks omalt poolt veel tänada väga südamest meie kallist publikut, kes ei ole meid maha jätnud ükskõik, mis siin maailmas ka ei toimu, siis see publik on ikkagi meiega ja kindlasti ka armsad toetajad ja Estonia teatri sponsorid. Aitäh, et olete meie jaoks olemas. Ma isegi ei raatsi seda süüa. Aga mina paneks selle hoopis siia. Minu kuusk.